tere tulemast tagasi siis teise osasse Highest Rated Drafting Challenge'ist. Eelmine osa oli Premium liigaga seotud, täna me liigume La Liga suunas. ja formatsiooni valikuks mina võtaksin midagi äärtega. võib-olla äärtega, sest et siis oleks Messi ja Munir võimalik saada, keda ma tean kindlasti, kes tropivad väga tihti. Cammidega oleks meil siin võimalik. Võtame 4-2-3-1, proovime sellega. Ja esimene valik on meil Eden Hazard või Mark Overmars. Aga alustame Mark Overmarsist. Meie tipuründaja, kes üksinda läheb sinna tippu kaitseline hävitama. La Liga valikut siin ei ole, on ju. Jah. Mina võtaksin siin Eduardo. Lootus, et tuleb äkki hea La Liga Prantsusmaa Cam, Fekir või keegi. Aga siin jällegi ei ole valikus La Ligat, seega võtame Ikone. Ja oi, transfer card. Martin Odegaard 82 La Ligast, Real Madridi mängija nüüd. Ja viimases valikus taaskord pole La Liga mängijaid. Ma võtan siit Neymari. Meil on vaja kogu ründeliin ja keskvõi praegu välja vahetada. CDM, esimene CDM on Kante siin väga heas valikus, Calvin Phillips, aga meie peame võtma Ferland-Mendi, kes ei ole kõige halvem mängija FIFAs, vaid tegelikult on väga meta. Ja teine CDM hoopis on Michael Essien. Vähemalt on meie kaitseliin praegu väga korras. Kui nüüd tuleks siia nüüd Tots Ramos, ei tule, aga tuleb Fernando Hierro. Ja nüüd Tots Varane või Ramos, siis on meie kaitseliin nagu perfektne. Ei tule Tots Ramos, tuleb Timosto Krupstid Ramos, kes on ise ka väga hea. Väravasse Ter Stegen. Siin valikus ei ole. Ma võtan Nick Pope'i. Kui me väravahte ei saa, siis on lugu väga-väga halb. Ja siin me peame võtma Parejo, kelle me viime juba keskväljale. Reserv number 2. Valikus ei ole La Liga mängijat, ma võtan Danita Costa reitingu pärast. Oi! Goat ise, Lionel Messi tahab lahkuda klubist. Arvatavasti lahkub Manchester Citysse. Ja siin on George Best valikus, ma paneksin Besti ründeliini, saab küll 5 chemistry't ainult. Aga see on ikka parem. Nüüd on vähemalt kogu draft peale väravahi on La Liga. Ja siin väravaht tulla väga halb. Lugu on väga halvasti. Kui siin ei tule La Liga väravaht, me peame mängima La Liga playerit mängu väravas. Siin tuleb Ashley Barnes. Nüüd me vaatame siin. Me ei saa midagi rohkem teha, lihtsalt me peame lootma. Meil on vaja siis La Liga strikerit. Nagu õiget ründajat ja siit tuleb Iago Aspas, kes läheb perfektselt sinna. Ta saab full chemistry. Keskväljameestest kedagi pikka La Ligas. Toni Kroos, kui pikk sa oled, sa oled 6-0. Tuled ikka sisse. Ja teine valik on Koke, kes on 5-9. Mingi pikk La Liga kaitse oleks kõik väga hästi. Siin tulevad Silverid ja Silveritest võtame Pajano. Ja Pajano reservidesse ja toome Ikone mängu. Ja viimane valik on siin nüüd Trippieri, Espionzo või Jesus Navase vahel. Fernando Espionzo. Tere tulemast, sa oled meie uus väravavaht. Selline on meie La Liga draft. Väravas on siin Espinioso ja lähme vaatame, kuidas meie esimene mäng läheb. Ja meie esimene vastane on La Liga draftiga leitud. Ja tema tiimiks on väravast Ter Stegen, kaitseliiniks Essien, Piqué, Jordi Alba, vasakul äärel Overmars, paremal pool Neymar, keskväljal Valverde, Casemiro, ründeliin George Best, Martinelli, Aubameyang. Kohtume juba mängus.
ja palli lükkab mängu siin Iago Aspas Martin Odegaardile. Ilus löök, see oli ilus löök kusjuures. Mina arvan, et väravahil poleks selle vastu, nagu õige väravahil pole selle vastu isegi midagi teha. Ma tahan seda korra veel näha, et kuidas see pall lendas. Ai, see oli väga ilus löök, siin pole väravahile. Mitte midagi halba öelda. Pall taha postikasti. See meed on vahel seal ja pall on meie. Opsti. Väga heas kohas on karistuslöök ja seda läheb Messi kohe kindlasti lööma. Messi keerutab palli sinna ristnurka, aga mängija joone peal saab sellele pallile pihta. Aga Messi tahab proovida, aga Essen jõuab ilusti ette. Vest on kastis, paneb palli kasti, see meed on esimesena vahel seal. Pall jääb Iago Aspas jala peale. Iago Aspas läheb löögile, kui kaitse saab ilusti viimasel tähtsal hetkel ette. Ilus sööt George Bestile. Pall kasti, see meed on vahel. See tuleb kauglöök ja see kauglöök läheb ikkagi väga korralikult Gabriel Martinelli poolt mööda. Ja Aubameyang tuleb teise ära. Minu eksimusest ise kiirtasin praegu selle Ramosega, sain palli kätte. Väga pettunud, mul pole muud öelda. Ma olen väga pettunud iseendas. George Bestiga löögi läheb selle palli paar meetrit üle värava. Teeme ära oma 3 vahetust. Minu 3 vahetust on siis mängu Eduardo Iago Aspas asemel, George Best Toni Kroos asemel ja Neymar Odegaardi asemel. Aubameyang läheb löögile ja Espionza on vahel seal. Neymarile tuleb pall. Neymar on värava ees, Neymar läheb löögile, ilus tõrje, Eduardo lööb palli väravast, aga Eduardo on suluseisus. Kauglöök, pall põrkub latti. Eduardo läheb löögile, aga Ter Stegen on seekord vastas. Võib-olla oleks pidanud tegema pallrolli või finessi kasutama. Vest paneb palli teisele poole äärde. Pall taha postikasti. Jälle sööt ja Aubameyang lööb nüüd 0 nurgast seisuks 3-0. Ei, see oli Neymar hoopis. Väga imelik rünnak, mida pole muud öelda. Jah. Pall oli liikumas väravraami suunas. Ja Neymar paneb sellise söödu. No proovime 31 jardi pealt. Ja see pall läheb Ter Stegeni kätte, sellega on mäng lõppenud. Seis 3-0, ma olen väga pettunud. See mäng oli täiesti võidetav mäng ja et see nii lõpeb, see oleks mul väravast Ter Stegen olnud, oleks olnud elu väga hea. Avame ära 2-3 pakki ja siis lõpetame sellega video siis. Esimene kolmback on Morenot ja Berhami. Teine kolmback, mis lõpetab episoodi, järgmine episood on siis juba arvatavasti Bundesliga kohta. Teine kolmback on Tots, taaskord on Tots. Alfonso Davies, ei ole, see on siis 94 rated David ja järgmine draft on siis juba Bundesliga oma ja kohtume selle pakiga lõpetame ja kohtume juba seal.